Üks Florida kodu hävib leekides, jättes uurijad mõtlema, kas see oli õnnetus või tehti seda meelega. Olgu, mis toimub? Kas te lihtsalt ärkasite tulekahju peale üles? Ma kuulsin mingit kolistamist umbes kell 12 või nii. Mu poeg on psühhootiline ja tal on olnud hallutsinatsioone. Mida uurijad ei teadnud, oli see, et see tulekahju oli alles algus. Nagu ta selgitas, uuritakse selle alles veel. Sellepärast ma ei teinudki seda. Miks ma peaksin nüüd oma maja maha põletama, kui mul pole kindlustust ja olen omadega põhjas? Rumal. See on kuriteo sees, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elisabeth Minder. Ametnikud olid kahtlusaluse otsekohe ümber piiranud, kuid oli vaid üks probleem. Ilma piisava aluseta teda arreteerida polnud neil muud valikut, kui ta vabaks lasta. Mis edasi juhtus? Uurijate sõnul tuli ta sündmuskohale tagasi, et lõpetada see, mida ta alustas. On 7. aprill 2026, oleme Florence City's, Floridas. On veidi pärast südaööd, kui Citrus County Sheriffi büroo ametnikud reageerivad tulekahjule. Siin aadressil 652 teatatakse, et kahtlusalune põgenes just mööda teed valge GNC Sierraga. Šampaani. Ja las tuletõrje tuleb ka kohale, tulge üles. Kas te nägite, kuhu ta läks? Kes, mis, millal, kus? Kas see on teie maja? No. Seal ei olnud ühe autot lihtsalt. Seal ei olnud ühe autot, mis just lahkus. Ei, ma ei näinud midagi, mis just lahkus. Ma kuulsin inimesi karjumas ja see ongi kõik. Ja siis kõik see sain aru. Sa ei tea, kes seal elab. Ma isegi ei teadnud, kes seal elab. See draama näol. See paras draamamaja. Jah, sain aru. Ma mõtlen peale selle, sa kuuled seda kogu aeg. Ja kui seal ei ole valget veokit, siis ta lahkus. Ja ta sõitis minema valge teadmistüüpi autoga, kastiautoga. Ja, ma arvan, et ma ilmselt möödusin sellest, kui tulin Whistle Popcornist. Peaaegu kohe sai Sheriffi asetäitjad teada, et see tulekahju polnud õnnetus. Nüüd otsivad nad inimest, keda viimati nähti valdes kastiautos. Kas sa nägid veel ühte valget Sierrat? Jah, ma möödusin temast. Ta sõitis just silla juurest välja, kui mina sisse turin. Seold? Jah, siin samas silla poole. Okei. Kui kaugel? Kui kaua? Pidin seal peatuma ja ootama tuletõrje autot ja kõike muud. Jah, mu nõbu eristas mulle 7-4. Ta arvas, et see oli. Kõlas nagu see oleks minu maja. Noh, ma just rääkisin ühe teise inimesega, kes oli valges Sierras. Ja ta ütles, et möödus ühest. Öeldi, et see liigub Trails Endi poole. Üks naabritest tuli juurde ja ütles, et ta möödus teisest valgest GMC Sierrast ning see liikus lõuna poole Trails Endil. Või lõuna poole Witham Popin suunas Trails End. Ja mida sa nägid? Sa ütlesid, et nägid, kuidas ta umbes 30 minutit tagasi koju tuli, sissesõiduteele keeras ja ütles, et esiaias on lõke. Ja ma vaatasin seda uuesti. Ma arvan, et ma lihtsalt läksin sisse ja rääkisin talle sellest. Ma ütlesin, kuule, ärka üles, seal on tuli. Ja, ta ütles mulle, et seal on 5 siruput. Tulin tagasi välja, ma hüüdsin meest, sest veoauto oli seal. Ta tõusis üles ja tuli Aagise nurga tagant välja. Ja ta ütles, jumal küll, mu maja põleb, ma ei leia oma telefoni. Ta läks veoautosse ja tundus, et ta otsis telefoni. Ja siis esiveranda. Kas sa nägid, et ta lahkus või midagi sellist? Jah, ta jooksis kiiresti uuesti välja. Kuule! Ma ei tea, kuhu ta läks. Mis see on? Tuletõrje tuleb. Naad on kohe seal. Tere, räägi mulle kõik üks kord läbi. Üks kord veel. Härra, tema vanemad elavad seal. Korda see mulle veel kord üle. Ma jõudsin kohale, esiku veranda põles, ma rääkisin talle sellest ja siis ma tulin välja ja vaatasin uuesti. Ja ma hüüdsin teda. Ta tuli ümber nurga, Aagise tagaküljed tuli ümber nurga. Issand jumal, mu maja põleb. Ma ütlesin, jah, su maja põleb. Kas keegi on sees? Ja ta istus autosse ja ütles... Ma ei leia oma telefoni. Ta istus veokisse, tagurdas selle, sest leegid olid juba esiku lähedal. Ta tagurdas sissesõiduteent välja ja sõitis mööda teed minema. Tema vanemad olid tema taga. Nii et kõik, mis ta ütles, oli,
jumal küll, mu maja põleb. seda ta ütleski, jah. Ta ei maininud nimesid, ta ei maininud koera, kuidas. Ta ei öelnud, et majaga on probleeme või et see kõlab nagu kõik see jama, mis neil tulekahjuga olnud on. Ma lihtsalt minestasin. Sa minestasid. Ta jõudis siia. See on päris hea etendus. Ta just lahkus. Siin kutid, hei, liigume natuke edasi, sest selles majas paugub laskemoon. Hei kutid, kas te nägite midagi? Ei. Ma kuulsin paari pauku ja mõtlesin, et lähen välja vaatama, kas mõni meie veokitest on millegagi kokku põrganud ja siis nägin kuma. Nii et tulin siia alla vaatama, mis toimub. Kõik, mida ma tean, on see, mida nad sulle ütlesid. Tempel. Nad ütlesid midagi tema nime ütlemise kohta. Ta istus oma veokisse ja sõitis minema. Sa ei tea selle mehe kohta midagi. Teame selle, et ta on pahanduse tekitaja ja tekitab palju. Ja mida sa ütlesid? Proua, mida te just ütlesite? Ma kuulsin, kuidas tema vend tuli välja ja ütles, mis? Ja karjus tema peale ning küsis, mida sa tegid? Kes on tema vend? Kas tema vend elab tema maja taga? Tema maja taga koos emaga. Jah, tema ema. Tema emaga oli kõik korras. Tegelikult jah, kuna haagis on selles suunas, siis see on nende taga, aga ta on selle kõrval. Jah, see on kõrvalmaja. Tema nimi on Tee. Nad on kõrvalmajas. Ja tema poeg elab koos temaga, tema teine poeg elab ka temaga. Ja ma kuulsin, kuidas ta tema peale karjus. Mida sa tegid? See on kõik, rohkem midagi. Kas sa tead tema nime? Ei. Meiega on kõik korras. Erik on kohe siin. Ma soovin, et saaksin temaga rääkida. Kogu aeg. Ma soovin, et ma teaksin. Mis ta nimi on? Kas sa teate nime? Billy. Ma ei tea, jah. Kus on tuli? Kas ta siis jäi? Kas ta ütles, et tema süütas tule või midagi sellist? Mul ei ole probleemi. Sa ei kuulnud teda ütlemas nagu jumal küll. Ma just panin oma maja põlema. Ta ütles, kuule jumal küll, mu maja on põlema läinud. See on kõik, mis ta ütleb. Jumal küll, mu maja. Ja siis ta lihtsalt istus oma autosse või veokisse ja sõitis minema. Mind ei huvita see tüüp isegi. Aga ta läks oma vanemate majja, mis on kõrval. Ja sealt edasi, ma ei tea, mida nad talle ütlesid. Nad ilmselt käskisid tal lahkuda ja ta sai vihaseks. Okay. Algse uurimise käigus kuulevad šerifi asetäitjad korduvalt nime William. Hiljem kinnitatakse, et väidetava süütaja nimi on William Larson Senior. Kas ma saan teiega korraks rääkida, proua? Hästi, mis toimub? Kas te lihtsalt ärkasite tulekahju peale üles? Ma kuulsin mingit kolistamist umbes kell 12 või nii. Mu poeg on psühhootiline ja tal on olnud hallutsinatsioone. Ja tema perekond pidi minema DC-sse, Gazasse ja ta ei ole päris selge mõistusega, tal on olnud hallutsinatsioone. Ja ta ütles mulle kell 5, et keegi oli tema katuse peal. Ta arvas, ta ütles, et see oli tema endine naine või endine tüdruksõber või kes iganes, kes oli katuse peal. Usu mind, kui ta just treppi ei ehitanud, siis tema sinna katusele küll ei saa. Ta ei ole vaimselt üldse korras. See on nagu kohtuasja moodi. Mis tema nimi on? William Michael Larson. William Michael Larson. Ta on valges GMC kasti autos, mis on minu nimele registreeritud, sest tema ei saanud seda enda nimele. Kas see on nagu see või on see vanem? See on 2014 aasta oma, ma arvan. Ja umbes, mis ajal ta minema läks. Mis su nimi on? Antoinette Larson. Mul oli närvivapustus, nii et nüüd hakkan värisema. Olgu! 1846 tolli. See on 2014 aasta Chevy 1500, valge privileeg, valge GMC 4-ukseline. Ma räägin subjekti emaga. Ta soovitab tal kasutada 2014 aasta GMC 4-ukselist valget pikabit ja tema saab olema registreeritud omanik. Kas me teame, kuidas tuli alguse sai? Ta tegi seda bensiinikanistriga. Ta nägi teda hiljuti bensiinijaamas. Ta tankis bensiini ühel hommikul, kui ma seal olin. Ta täitis bensiinikanistreid. Olgu! Aga ta kavatses maja koos temaga seal sees maha põletada. Ta ütles seda? Jaa, mitu korda. Millal sa seda ütlesid? Täna või ei, mitte täna? Ma ei oodanud täna midagi. Olgu! Ta on öelnud, et kavatsed maja koos endaga maha põletada, ja? Ta täitis ise hulga kanistreid. Ja ta on üritanud. Ütles seda. Kas ta on midagi teinud? Ta isegi ütles meile, ütles müüjale telefonis, et ma võiksin endale lihtsalt otsa teha. Rääkides emaga? Ma arvan, et nad on öelnud, et tal on viimasel ajal hallutsinatsioonid ja ta ütleb, et ma põletan maja maha koos endaga. Ma põletan selle ise maha. Ja eelmisel neljapäeval nägi üks naistest teda bensiinijaamas bensiinikanistreid täitmas. Vend ütles, et kui ta siit lahkus, arvas ta, et nägi tema veoki kastis bensiinikanistreid. Tal peaks ka elektrooniline jalavõru peal olema. Tõesti?
ma ei tea, nad ütlesid, et ta ilmselt lõikas selle ära. ta ütles, et ta kavatseb selle ära võtta. Anna minna. peame talle teada andma kõik head asjad või mis iganes, peame olema valmis juhuks, kui ta tagasi tuleb. jah, sest ma arvan, et ta läheb praegu hulluks. Ilmselgelt. ma tean, et abisheriff Payne juba rääkis teiega. ma lihtsalt üritan kuulda. ta on psühhootiline ja... tema nimi on Billy, eks? noh, me kutsume teda Billiks. tema nimi on William. Okei, ta on hallutsinatsioone näinud ja muud sellist. Ta arvas, et inimesed on tema hoovis ja üritavad talle haiget teha ja nii edasi. Ta käis täna hommikul kohtus, tead, ja sai edasi lükata selle asja, sest ta on psühhootiline. Selle perevägivalla juhtumi, mis tal siin hiljuti oli, sai ta edasi lükata, okei. Või noh, mitte vastupidi. Aga ta on hallutsinatsioone näinud, ta pole olnud iseenda moodi. Okei. Kui kaua ta pole olnud? Olnud nagu tema ise, jutumärkides. Võid umbes pakkuda, see ei pea olema täpne aeg. Võib-olla umbes kuu või nii. Okei, umbes nii, head aega. On tõeline mina õige, siis see rääkis täna minuga, kes ma olen. Kui ta on selline, siis ta kardab, see on kohutav. Ta on 3 korda proovinud enesetappu teha. Okei, nad pidid ta ellu tagasi tooma ja siis korra päästis ta nad. Ühel korral ja teisel korral nad said ta kätte ja nad pidid tegema seda asja, et ta ellu tagasi tuua. Ta võttis terve pudeli oma tablette. Nii et okei, ma saan nüüd aru. Ja ta võttis kõiki neid psühhiaatrilisi ravimeid, oma valuvaigisteid ja midagi veel. Nad elustasid ta. Okei. Nii et ilmselgelt on tal mingid vaimse tervise probleemidega. Väga halvasti, umbes viimase aja jooksul. Halvemini kui kunagi varem. Ma pole teda kunagi nii halvas seisus näinud, eks. Aga tal tuvastati ka kokaiini tarvitamine, see viimane asi, ja oksukodoon. Okei. Okei, sest viimane kord, kui ma lähen, ülejäänu puudutas tema tüdruksõpra. Okei, ja siis võttis lastekaitsega tema lapsed ära. Et okei, tal on praegu stressirohke aeg. Tõenäoliselt rohkem vaimse tervise probleeme, kui ta suudab taluda ja siis need hallutsinatsioonid olid täiesti pöörased. Nii et... Mis sa arvad, mis selle käivitas või algatas? Kas ta pani ise oma maja põlema või juhtus midagi muud? Talle öeldi, aga ta ei teinud seda. Ma ütlesin sulle. Ta ütles nii Paulile kui ka mulle, aga tema ei teinud seda pärast seda, kui ta minuga enamasti rääkis. Ta ütles, kas ta ennistas sulle öelda, et ta oli hoovis, kui ta mulle ütles. Ma olin siin üleval ja tema oli hoovis, nii ta ütles mulle, et tema ei teinud seda. Olgu, samal ajal kui maja põled. Olgu, tema ei teinud seda. Ei, aga ta ütles, et ta on varem öelnud, et kavatseb maja koos endaga maha põletada. Ta ütles, et seal on kummitused ja hääled käsivad tal asju teha. Olgu, nii et mis iganes tema peas toimub. Kas ta ütles seda mulle? Ta on seda kogu aeg öelnud. Olgu. Ta ütleb, et hääled käsivad tal asju teha, olgu. Ma just sõitsin üle. Jumal! Jõuame selleni. Me ei lase sellel niisama mööda minna. Hei, mul on piisavalt, et see ära teha. On ju, kindlasti. Kui ma ütlesin, kui ta saab, kui te kutita leiate, siis ta peab kindlasti surema. Kas ta ütles, kas keegi tegi seda nime või ütles ta sulle, et ta ei öelnud nagu... Ta lihtsalt lahkus. Olgu, kõik on korras. Aga teie, härra, kas ta ütles teile midagi? Kui ma siia välja tulin, oli ees randa juba leekides. Front hakkas hooliku poole kõndima ja ma ütlesin, mis kurat see tegid, Billy? Ma ütlesin, sa põletsid oma enda maja maha. Ja tema ütles mulle, mis siis? Ja see oligi kõik. Pean ütlema, et ta ei eitanud seda. Eks? Ta ei öelnud ka, et ta seda tegi. Olgu. Aga see ongi kõik. See on kõik, mis ta ütles. Kas te olete isa? Ei. Ma olen tema teine pool. Olgu. Kiilatu, Beyonce. Olgu. Suurepärane. Olgu. Vahetult enne kella 1 öösel leiavad šerifi asetäitjad Williami 7-Eleveni tankla juurest väljast. Hästi. Oota. Pane uks kinni. Pane uks kinni. Ma ei teinud midagi. Mida ma tegin? Olgu, mis toimub. Ära siiruta kätt. Ma hakkan sind läbi katsuma. Pane käed auto peale. Mida? Pane käed auto peale. Ma ei tee midagi. Olgu, kas sul on midagi enda peal? Ma ei teadnud. Ma ei teinud midagi. Ma arvan, et keegi ta pani selle sinna taha. Kell on 10:12.
Mis? Juhtus. Nii et mis majas juhtus? Ma olin... Ma olin. Ma kuulasin muusika. Ja äkki... Nii et seda me püüamegi välja selgitada. Mis su kätega juhtus? Ma pidin temaga 10-sse minema. Mis juhtus? Ma kuulasin muusikat. Äkitselt. Ma hakkasin nägema eredat. Järjest vaatasin nägema eredalust. Palun jääge sõigisse. Ma lihtsalt. Meeldun, et olen. Ma siin. Mis korra toimub? Seda me püüamegi välja selgitada, nii et jätke selgitamist. Igatahes ma kuulasin muusikat. Äkki nägin ma taga ukse juures valgust, tuld. Ja see on kõik, tuli väljas. Nii et ma ei tea, mis toimus. Ma helistasin Maren. Mis kell see oli? Ma ei tea, ma vaatan telefonist. Ma olen kindel. Mine. Ma helistasin... Ma helistasin Maren, ütlesime, et keegi oli. Selline majas. Ogu. Kas sa mäletad, kas ma rääkisin? Sinuga. See polnud mina. Igatahes, ma helistasin varem, keegi jamas minuga. Okay. Ja ma ei tahtnud pahandustesse sattuda. Sellepärast ma helistasin. Okay. Ja siis usun, et see oli see inimene, kes minu lapse ema. Nii et ma arvasin, et ta oli üleval, aga tal pidi seal politseinik olema, kui ta midagi tahab. Ogu. Nii et mina, jah. Vissan tulega lahti, mul pole aimugi. Ma olin, kuulasin temaga muusika. Järsku, ma räägin täiesti tõsiselt. Nii et sul pole aimugi ja sa lihtsalt otsustasid lahkuda, kui su maja põleb. Seda me püüamegi välja selgitada, mees. Mida sa tahad, et ma teeksin? Ma mõtlen lihtsalt ootaksin tuletõrjet. Mu ema oli, see on tema vara. Nii et see on lihtsalt minu maja. Nii et sa elad seal? Jaa. Ma ei tee, see pole nii, et ma... Tõesti? Okei, saame selle selgeks. Ma jooksen. Me ei tea. Ma mõtlen, me saime su siia, mitte sinu koju. Las ma tulen selle juurde korraks tagasi. Mul on jala võru peal, nii et kui ma jooksen. Õige. Mul on. Jah, ei, ma sain täpselt aru, ma ei jooksnud. Sul on siis jalavõru. Kas sa üldse tohid nii hilja väljas olla? Jaa, kurat. Olgu. Mis? Tegelikult kohtun ma oma pojaga. Su poeg tuleb siia? Jah, Junior, jah, mu poeg. Ma lihtsin oma pojale, et helistaks mu emane. Nii et sul pole aimugi, kuidas tuli alguse sai? Mul pole õrna aimugi. Tõesti ei tea. Ma vaan. Mul pole aimugi. Tõesti ei tea. Sul ei tea muusikat. Ma saan aru, mida sa mulle räägid, aga sa ütled, et nägid tuld. Saan aru. Läks järjest heledamaks. Ma proovisin. Aga halb, kas see on kadunud? Ma ei tea, ma ei olnud sul all. Ma proovisin selle kustutada. Ma võtsin ämbri ja proovisin. Ma lükkasin selle asja aknast välja. Seal oli üks asi, mida ma lükkasin. Ma proovisin selle välja saada. Nüüd, kuigi Williami ema ütleb, et tal oli varem psühhootiline episood, kinnitab William ise, et tal polnud aimugi, kuidas tuli alguse sai. Ma käisin sealt sisse ja välja, sest ma proovisin asju kätte saada. Ja ma sain seda kätte. Ma pidin ta kätte saama. Proovisin oma 55 tollist telerit päästa. See. On nii kõik läinud. See oli kõik, mis mul oli. Ma helistasin varem ja ütlesin, et keegi norib minuga tili. Ma olin paanikas ja mures. Mis kell sa helistasid? Mul ei ole oma telefon. Oli veel päevavalgus, ma arvan, et 5:06 käes. Mis kell sa esimest korda nägid, et tuli algas? Mis kell praegu on? Kell on 1. Ma usun, ma arvan, et kell just sai 12 võib-olla. Ma ei tea. Mis kurat te siia minu juurde tulete nagu? Sest me üritame aru saada, mis kurat siin toimub. Issand, no kõlab nagu ma põgeneksin. No ma mõtlen, me saime kõne tulekahju kohta. Jah. Ja siis saime kõne, et keegi võis selle süüdata. Jeesus Kristus, ma mõtlesin... Kurat, õige. Kui ma põgeneksin, siis kindlasti ei laseks ma sellel juhtuda. Ja ma ei põgene. Signing monitor, jah. Mina kindlasti ei teeks seda, ma olen lihtsalt rumal. Ma olen lihtsalt... Minu poeg, sellepärast see üles tuli. Kus su poeg elab? See on William.
William, kuidas sa oma perekonnanime kirjutad? Larson, L-A-R-S-O-N. Mis on sinu sünnikuupäev? 22789. See on korras, unusta tulema siin. See on korras. Kuhu, kas sa panid selle tagasi autosse? Jah. Lihtsalt oota praegu. Kui sa panid selle tagasi autosse, siis lihtsalt oota praegu. Kui me saame aru, mis pagan siin toimub. Mul ei ole midagi, ma ilmselt lihtsalt lähen, mul ei ole relvi ega midagi. Nii sa arvad, sest eelmine kord sellepärast. Jah, on see siis põhjus. Sellepärast meid ongi nii palju. Kas meil on millekski alust? Mine. Sa võid helistada Bishopile. Sa võid Bishopile? Mina ei. Ma ei tea, kas meil on. Ma ei tea, samuti ei tea, kas on mingid kriteeriume või midagi sellist. Ma esitasin talle küsimused, ta ei taha endale viga teha. Ei taha kellelegi teisele viga teha. Tundub, et tal ei ole mingit psühholoogilist probleemi. Ta ütles, et ta ei näe asju, mida tegelikult pole. Ta ei kuule asju, mida tegelikult pole. Ta ütleb, et on hoidunud pahandustest pärast viimast korda, kui me temaga suhtlesime. Ta ütleb, et sattus paanikasse, kui nägi, et tuli süttis. Proovis seda kustutada, sai aru, et ei suuda seda kustutada ja lihtsalt lahkus. Jumal. Just, seda ma räägingi. Kas sul on telefon kaasas? Ei, see on autos. Olgu. Helistame kiiresti Bishopile ja vaatame, mida ta teeb. Kas sinu jalaosa on suurem? Jah, 1, 2. Me ilmselt võtsime selle Tauruselt ära. Ole tavatlik. Ma just läksin talle ka ühte toona. Teie arvasite, et ma põgenen? Ei tea. Me lähtume lihtsalt sellest infost, mis meile anti. Jah, see, mis... Mida kõike räägitakse? Seda ma praegu üritangi välja selgitada. Oma ametis olen uurinud palju tulekahjusid. Ja ma ei räägi teile, millised tõendid seal on, aga üks asi, mida me otsime, ei ole ainult see, et seal on bensiinikanister, vaid selle ümber olev bensiinilaik. See on nagu vikerkaare värviline bensiinilaik selle ümber ja see näitab, et bensiin kallati välja ja süüdati. Olgu. Ja mul on tunne selle põhjal, mida ma kuulen, et see võis juhtuda. Ja see ei juhtu lihtsalt bensiinikanistrit süüdates. See kallatakse välja ja siis süüdatakse. Okei, ma lihtsalt üritan sulle ausat võimalust anda enne, kui ma lahkun. Kas on võimalik, et sa võisid kogemata bensiini maha ajada ja selle kogemata süüdata? Ei, sest siis oleksid tingad põlema läinud. Mitte tingimata. Noh, ma mõtlesin sellele, mis värk on nende väljaütlemistega, mida sa umbes viimase nädala jooksul tegid. Maja mahapõletamise kohta, seestpoolt, raha saamise pärast. Raha saada? Jah. Kas sul on majakindlustus? Ei, miks mul peaks olema, mida sa ütlesid õige, olgu? Hästi, nii et... Lisaks mul on see asi ja ma üritan. Tõsiselt, okei. See on mu ema. Hei! Ma ei põleta seda asja, mis see on? Ma ütlesin sulle. Ma ütlesin, et keegi teine oli majas. Sain aru. Mitte vaid sõna. Vend valmistub, jah, ma valmistun teile helistama. Aga tead, tema maja põles ka täna hommikul maha. Millal tema maja maha põles? Mitu aastat tagasi. Aastaid, jah, midagi sellist. Alustasin tulema sinaga, minu vennapoe. Ei, see ei olnud see, mis selle algatas, nagu tema. Nagu ta selgitas, ta lihtsalt seda uuritakse veel. Okei. Mina ei teinud seda. Ma ei põletaks oma enda maja maha, kui mul poleks kindlustust. Kas see poleks mitte rumal? Jah, see oleks kindlasti rumal. See oleks kuradi rumal. Ja ma olen selle elanud. Ma ei teeks kunagi midagi sellist. Ja kogu selle... Ma ei tea. Kuidas su särk? Kuidas su särk katki läks? Su särk, see on katki, mees. Nüüd tuleb loo pöördepunkt. Juhtumiaruande kohaselt tsiteerin.
2 Florida osariigi tulekahjude, süütamiste ja lõhkeainete büroo esindajad, kes töötasid Florida osariigi tuletõrjeinspektori alluvuses, saabusid sündmuskohale umbes kell 4:00. Sel ajal alustasid nad oma uurimist koos teenistuskoeraga, kes oli koolitatud tuvastama süütetegudes kasutatud süttimist kiirendavaid aineid. See uurimine ei andnud uusi ega käegakatsutavaid tõendeid, mis viitaksid tulekahju süütamisele, ning otsustati, et sündmuskohalt kogutud proovide edasine laboratoorne analüüs on vajalik tulekahju tekkepõhjuse ja olemuse kindlaks tegemiseks. Lahkusin sündmuskohalt umbes kell 05:30. Mõlemad tulekahjude, süütamiste ja lõhkeainete büroo esindajad jäid minu lahkumise ajal sündmuskohale. Umbes 45 minutit hiljem kutsuti šerifi büroo uuesti tulekahju tõttu samale aadressile lähedale, kuid seekord teatati, et keegi oli ka noaga löödud. Šerifi büroo juhtumiaruande kohaselt oli ohvriks Brian, Williami ema Antoinetti kauaaegne poissõber. Avalduses on kirjas, tsitaat: püüdsin ohvrit leida, kuid ei saanud tule intensiivse kuumuse tõttu lähedale minna. Andsin raadiosaatjaga teada, et meil on üks mees tulele väga lähedal maas, kuid ei saanud temani jõuda, sest tuli oli liiga kuum. Võtsin sündmuskohal olevate inimestega ühendust ja suunasin nad majast eemale. Tuli levis edasi, haarates kaasa 2 sõidukit ja mitu propaanipaaki. Andsin personalile korralduse taanduda ning alustasin naaberelamute evakueerimist tuleohu tõttu. Teatasin raadiosaatjaga reageerivatele üksustele, et pussitamise ohver asub maja Alfa Bravo küljel, kuid me ei saanud temani jõuda tule tõttu. Uurijate sõnul suri Brian sündmuskohal. Tuletan meelde, et varem ütles William, et ta ei saanud oma kodu tahtlikult põlema panna, kuid seekord on uurijad kindlad, et just tema on selle taga. Aga miks Brian pussitati? Turvakaamera salvestis näib sellele küsimusele vastuse andvat. Juhtumi aruande kohaselt näitas salvestis, et umbes kell 6:11 hommikul kandis üks isik kuuri lähedal väikest bensiinikanistrit. Videos oli näha, kuidas William süütas tule ja mõni sekund hiljem lähenes Brian sellele alale. Salvestis näitas, kuidas William naasis sündmuskohale pärast esialgse tule süütamist ja teda nähti midagi veoauto poole viskamas. Seejärel näitas video, kuidas William kõndis Briani järel, kui Brian üritas tuld kustutada. Seejärel oli näha, kuidas William lähenes ohvrile tagantpoolt ja asus teda noaga lööma. Ohver kukkus seejärel maha ning Brian lähenes ja asus ohvrit korduvalt noaga lööma. Nüüd oli käimas ulatuslik otsing William Larson seeniori leidmiseks. Ta leiti samal päeval endiselt Floral City's. Ta võeti vahi alla, kus talle esitati süüdistused, sealhulgas süütamises ja esimese astme ettekavatsetud mõrvas. 27. aprillil esitas suuržürii William Larsonile süüdistuse. Nad esitasid süüdistuse, mille hulka kuulusid esimese astme ettekavatsetud mõrv, elektroonilise jälgimisseadme rikkumine ning kallaletung korrakaitsetöötajale või teisele ametnikule. William Larson seniorit hoitakse vanglas ilma kautšunita. Veebipõhised andmed näitavad, et tema järgmine kohtuistung on kavandatud augustisse. Aitäh, et ühinesite minuga selle kuriteo sees episoodi ajal. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.